Noor. Tere tulemast kuulama podcasti Tule räägime päriselt. Mina olen Lisette Hansen, olen Euroopa Nõukogu kongressi noordelegaat ja minu tööks ja kireks on siis noorte hääl kõlama panna. Täna võtame ette ühe raske teema, aga väga olulise teema, milleks on siis vaimne tervis ja kooliga kaasnev stress. Räägime siis sellest, miks juba põhikooli lõpus tunnevad paljud noored end läbipõlenuna ja kuidas me kõik, koolid, kogukond ja ühiskond saaksime siis seda muuta. Mul on täna stuudios külas 3 väga eri taustaga ja kogemusega inimest, kes aitavad siis seda teemat lahti mõtestada. On siis minu vasakul käel Jüri Käosaar. Tere! Harku valla abivallavanem. Varasemalt siis õpetas Jüri Noored kooli programmi raames ajalugu ja ühiskonnaõpetust Kiviõli esimeses keskkoolis, panustas Kindluse kooli rajamisse ja on olnud Tabasalu riigigümnaasiumi õppejuht. Siis on meil siin Elisabeth Jääger, kes on Tartu Ülikooli üliõpilane ja aktiivne noor, kes osaleb ühiskonnaelus ning võtab julgelt sõna olulistel teemadel. Tere! Ja siis on meil siin ka Karin Lillemaa, kes töötab organisatsioonis Peaasi haridussuuna spetsialistina. Peaasi on siis organisatsioon, mis on suunatud vaimse tervise teemadele ning selle eesmärgiks on see, et Eestis väärtustataks vaimset tervist ja hoolitsetaks selle eest sama teadlikult nagu füüsilise tervise eest. Ja, tere! Et teemasse sissejuhatus sujuvam oleks, siis ma loen ette ühe anonüümse noore kogemusloo. 10. kandideerides oli mul peal väga suur pinge. Ma ei teadnud, kuhu ma üldse sisse saan ja kas üldse saan, mis tõttu tegin hulga jagu katseid. Igal nädalavahetusel oli mul vähemalt 1 sisseastumistest kuskil koolis ning seda 5 nädalat järjest. Ma põlesin läbi ning sellega samal ajal tekkis mul ka neerudes põletik, mis oli ägestunud tänu sellele stressile ja pingele, mida katsete ajal pidin kogema. Numbrid ja statistika räägivad ühe loo, aga ma arvan, et tegelikult kõige kõnekamad ongi need päris inimeste kogemuslood. Et see närv ja stress on ilmselt tuttav paljudele, kes on 9. klassis neid katseid teinud ja põdenud sellepärast, et mis edasi saab. Et ma pöörduksingi siin nüüd teie poole, et kui tihti te oma töös või siis vestlustes selliseid lugusid kuulete? Kuna Tabasalu gümnaasiumis oli mitu aastat minu juhtida ka vastuvõtuprotsess ja nendel vestlustel osalesin ma kõikidel aastatel, siis iga 2., 3. vähemalt lugu on väga sarnane, tuttav ja tegelikult ka gümnasistidel hiljem ka ülikooli kandideerides, kuhu minna riigieksamite tulemuslikkus. Suhteliselt sarnane pilt, küll ei tehta iga nädal neid katseid, aga see stressi tase, kui ma siin põrun, mis must edasi saab, ma kahtlustan iga kevadine 10 000 noortel. Ja, ma usun ka, et praegu suvel sellest rääkida tundub, et pole nii hull, aga kui koolis päriselt käia, siis iga nädalaselt räägitakse ikkagi, et kuidas see õppimine on ja kui palju koduteid on ja et see pinge on kõrge. Või näiteks, kui ma olingi suvel siin Maleva rühmajuht, siis sealt ikkagi tuli ka noorte lugusid, et ma pean ära käima, mul on katsed ja vestlused ja ma olen 4. ja ma ei tea, kas ma üldse kuhugi sisse saan, et see konkurents on ikkagi väga tugev ja see mõjutab seda vaimset tervist. Ja mina olen ka omajagu selliseid kogemuslugusid kuulnud ja näiteks üks äärmuslikum lugu oli selline, kus noor oli tõesti siis olümpiaadil, teadustööd olümpiaadil olnud esimene ja tegelikult see näitab juba, kui võimeline on inimene pikaaegselt pingutama mingi eesmärgi nimel, aga see ei taganud talle näiteks edasipääsu gümnaasiumisse oma koolis või mõndades teistes koolides, et olid üksikud koolid, kes siis seda arvestasid, et jälle ma laiendaks seda küsimust, et kui oluline on siis see ühel hetkel, siis sa oled nagu selles seisukorras, mis sa oled seal siis, ja oskad neid teadmisi näidata, mis sa oskad seal versus see, et sul on see mingi pikaajaline pingutus, et need kaalukausid on, et mida me siis arvestame järgmisesse nii-öelda etappi minekul. Ja ilmselgelt, et kuivõrd me valmistame noori ette ka
toime tulema selliste olukordadega, on ju, et kui nad peavad oma selliste parimat võimekust sellel hetkel näitama, et kuidas nad selle pingega üldse nagu toime tulevad ja nii edasi, on ju, et seal neid küsimusi on nii palju seal, et jälle, et meil on nii palju ägedaid noori, kes oskavad nii ägedalt mõelda ja kui nemad siis peavad muretsema selle pärast, et kas nad saavad järgmise etapi haridust, siis midagi on kuskil ju läinud natukene nagu valesti. Ja ma olen täiesti nõus. Et me räägime palju akadeemilisest edukusest, aga me tihti unustame ära, et mida see noore sisemaailma jaoks tegelikult tähendab, et Jüri, et kas koolides räägitakse omavahel, et põhikoolis juba noor võib olla läbi põlenud? Omavahel ma siis eeldan õpetajate tasandil. Kindlasti selles mõttes, et ja siin on muidugi erinevad kooliorganisatsioonid ja keskkonnad. On väga kindlasti koole, kus sellest teemast absoluutselt ei räägita. Minu tausta koolides on see olnud väga selge teema. Tabasalu gümnaasiumis me tõimegi sisse 3 õpilasnõustajat, kes tegelesid õpilaste erinevate vaimse tervise ja eluprobleemidega, toetasid neid, et ei toimuks seda ärakukkumist läbi põlemist. Aga ma arvan, et see on iga aasta üha sellisem aktuaalsem. Ma lõpetasin ise gümnaasiumi 15 aastat tagasi ja just klassi kokkutulekul paar nädalat tagasi meie toonane klassijuhataja just tõi välja neid, et kui meie lõpetasime, siis kõik need teemad, need ei olnud põhimõtteliselt üksikud kaasused. Et täna ta ütles, et igas klassis on umbes pooled õpilased, kes on mingi see analoogse teemaga nii-öelda radaris, nimetagem nii siis. 14-15 aastased on arengujärgus, kus nende identiteet ja enesehinnang on alles kujunevad. Et pidev stress ju mõjutab mitte ainult vaimset tervist, vaid see mõjutab ka õppimisvõimet, suhteid, tulevikuplaane. Et ma küsiksin siinkohal Karinilt, et mida tähendab see pidev pinge ja surve 14-15 aastase noore arengule ja kuidas see võib siis üleüldiselt seda noore elu ja valikuid üldse mõjutama hakata? Ja et see võib ikkagi... iga noor on erinev, on ju, ja see ei sõltu ainult sellest pingest, mis neil on või sellistest ootustest, aga sõltub ka sellest, et kui palju on neid toetavaid nii-öelda mehhanisme või olukordi nende ümber, ehk siis täiskasvanuid, oskusi, siis selle pingega hakkama saada ja nii edasi, kuivõrd need keskkonnad siis ka seda tuge pakuvad selle pinge kõrvale, sest et kui me mõtleme stressikõvera peale, siis see, et meil on elus stressi, on osa nagu sellisest elust, on ju, et kui seda üldse ei ole, siis ei toimu arengut, on ju, ja ka see ei ole nii-öelda pikas perspektiivis meie vaimsele tervisele üldse nagu kasulik. Lühikeses perspektiivis et kui sa puhkad ja sul on nagu vähem selliste võib-olla stiimuleid või impulsse, et see on väga okei, aga siis nagu mingi hetk see peab, et see õppimine toimuks, et stressikõver peaks olema seal optimaalses seisundis, on ju. Aga kui seda on nagu pikaajaline negatiivne võib-olla või selline stress, millega noor tunneb, et ta ei tule toime, ta ei suuda sealt ära taastuda, on ju, et siis tekibki see kurnatus, tekib võib-olla see läbipõlemine, tekivad võib-olla ärevushäired ja nii edasi, on ju. Aga jälle iga noor on hästi erinev ja et mis on see noorte nagu võib-olla kohati raskus, aga ka potentsiaal on see, et see aju on nii plastiline veel, on ju. Ehk siis see kogemus võib neid mõjutada nagu väga raskelt, aga siis kui me jällegi toetame seal kogemuse juures, et kuidas siis tulla positiivselt toime selle stressiga, on ju, et siis see noor suudab ka seda palju kergemini võtta, on ju. Et jälle, kuivõrd meil on neid nagu toetusmehhanisme seal, et neid noori aidata, mina olen tõesti näinud noort, kellele isegi oli täiesti nagu määratud selline, et ta ei pea näiteks avalikult siis klassi ees näiteks siis vastama või et kuna tema siis ärevustase oli nii kõrge ja tegelikult juba sellise 3-4 kohtumisega, kus ma toetasin tema nagu seda mõtestamist, stressist ja ärevusest mõtlemist, selle noore enda ettevalmistus oli juba nii suur, et ma sain lihtsalt tema tugevustele toetuda, ma sain nagu kinnitada tema nagu mõtteid selles osas ja jälle see nagu muutus oli nii suur, et jälle nüüd on küsimus, kas see on pikaajaline muutus ja kuivõrd ta vajab hiljem ka tuge, on ju. Aga et me ei saa nagu seda ühte öelda, et kuidas see võib mõjutada, aga kindlasti, kui seda tuge seal kõrval ei ole, siis kahjuks see noor võib sattuda nagu raskustesse hakkama saamisel, on ju.
aga ma kohe, vabandust, ma kohe mõtlesin selle peale, et noh, ma olen samal ajal umbes koolis käinud kui sina, on ju, et kas meie ajal neid teemasid ei olnud või me ei rääkinud, on ju? Me ei rääkinud, aga teisalt oli ka meile minu arust ühiskondlik ootus natuke teine. Mind on viimastel aastal tohutult rabanud see, et enamus gümnasiste ja ma eeldan, et ka põhikooli lõpuklassi õpilasi käivad tööl, kuigi nad ei pea. Ehk siis tegelikult võetakse endale juurde kohustusi, ajakava väga selgeid nagu neid fikse, kõik see ja selle juures liigutakse üldse vähem nii-öelda füüsiliselt. Ehk siis see tervisekäitumine ja igapäevane aja planeerimine oli nii palju teine, kui oli 15 aastat tagasi. Minu klassis käis tööl 36 paar ja nad pidid nii-öelda perekondlikes taustade tõttu. Aga täna, kui ma vaatan oma endisi õpilasi, paar tükki ei käi tööl ja enamus ei käi mitte sellepärast, nad peavad, vaid nad tahavad. Ja noh, siis sa kuhjadki endale neid. Aga noh, kust see surve tuleb, ei ole mina õige vastama, et kas me räägime üldse vanemlikest oskustest. Ma kuulsin siin ka tegelikult rääkimas kaude just sellest toetamise oskusest, et kui kodu taga ei ole, ongi väga palju keerulisem. Et kui kodu on taga, siis need noored ongi toetatavad. Samas, kui need vanemad, kes täna saavad vanemateks, nendel ei ole ka neid toetavaid oskusi, nad ei ole näinud neid mudeleid või mudeldamist, siis see on lumepall, mis me oleme alles alguses. Ja. Mul on juba nii palju mõtteid. Väga hea, meil on siin aega neid arutada. Lähme siis sinu teemadega edasi. No nii lähme. Et kui me räägime, siis põhikooli lõpp ju peaks olema aeg, kus noor saab unistada, saab mõelda oma tuleviku plaanide peale, aga liiga sageli muutubki siis ükseks maratoniks, et kus tuleb lihtsalt vastu pidada. Ja surve koolist on kodust ja iseendalt, et see võib koguneda nii suureks, et lõpuks ongi tulemuseks läbipõlemine, et Elisabeth, et sina küll oled hetkel tudeng, aga ei ole mitte kaua möödas sellest ajast, kui sa ise pidid neid katseid tegema ja ega ju ülikooli sisse astudes tuleb neid täpselt samamoodi teha. Et millal sina esimest korda tundsid, et koolisüsteem tekitab võib-olla liiga palju pinget? Et kas see tuli pigem koolist, kodust, ühiskonnast või olid need hoopis sinu iseendale seotud standardid? Väga kompleksne suur küsimus, ma proovin siit mingi kuskilt otsast alustada. Ma usun, et see tuli mõnes mõttes minust endast, et ma olen ennast pidanud selliseks põhjalikuks ja järjepidavaks ja natuke perfektsionistlikuks ka, et ma mäletan, kui esimeses klassis oli see kirjavihik, mida oli vaja täita, siis mina võtsin kaasa endale lisavihiku, et ma kõigepealt kirjutan sinna ja siis sinna ilusasse vihikusse. Kõik oleks kuidagi puhas ja filigraanne. Aga kui me räägime nüüd sellest 9. klassist, siis kui ma meenutan seda, siis tuli just COVID ja need katsed ootamatult toimusid veebis, mitte koha peal, et ma olin ette valmistunud ja mul on need 3 tundi vist on ju seal matemaatika, füüsika, eesti keel, inglise keel ja küll ma siis rahulikult lahendan. Reaalsus oli see, et võib-olla oli 2 tundi, et igatahes poole tunni kaupa olid need erinevad õppeained ja ühesuunalised testid, et see kuidagi muutus ja nendega kohanemine ja lisaks eraeluliselt oligi mul vanemad näiteks lahutasid ja siis me kolisime ja siis kuidagi kõike seda oli palju, et ma väga saan aru sellest, et kuidas see ümbritsev keskkond saab toetada ja need enda toetamise harjumused või oskused, et tegelikult ma läbi selle õppisingi või seal tekkis see vajadus, et tegelikult oleks kasu, kui ma oskaks kuidagi enda emotsiooni näiteks juhtida. Või ongi stressirohkes situatsioonis toime tulla nii, et ma kuidagi ei mata seda stressi ära. Et sellega ilmselt siis see 9. klass ikkagi on see üks valupunktidest ja kandideerimine küll, jah. Et abi otsimine ju ei ole nõrkus, vaid see tähendab seda, et noor ise endast ju hoolib. Et samas jõuavad noored abi juurde liiga hilja, sest et esiteks nad ei saa aru, et midagi on valesti või teiseks nad lihtsalt pisendavad seda muret.
et Karin, sa näed oma töös väga mitmeid erinevaid noori, et miks tundub, et teismeeas need mured ja pinge kuidagi kõige rohkem kuhjub ja mis on need üleüldised teemad või mured, mille pärast üks noor tavaliselt vaimse tervise spetsialisti juurde üldse pöördub? No ja nagu me siin enne ka rääkisime, et see teismeiga on hästi suurte muutuste periood nagu igas mõttes, et me räägime aju arengust, füsioloogilisest arengust, hormonaalsest arengust, me räägime sotsiaalsetest ootustest, me räägime, mis on selle perioodi nagu arengukoht ongi see, et sa hakkad katsetama täiskasvanuks olemist. Ja see, kuidas sa seda siis katsetad või kui tervislikult sa seda katsetad, on siis ka sellest tingitud, et millised on need uskumused või toetused sinu ümber, millised on olnud need varasemad sõbrad, kuivõrd ikkagi need vanemad, kelle nagu võib-olla põhimõtteid sa enam nagu nii iseenesestmõistetavalt ei usu, et sa hakkad neid kahtluse alla seadma, aga kuivõrd nad on ikkagi piisavalt autoriteedid ja mitte autoritaarsed on ju vanemad, vaid autoriteedid sinu jaoks, et sa ikkagi ka kuulad neid ja nad ikkagi toetavad neid piire sulle tutvustavad, on ju, et mida nemad näevad, et sind toetavad, et siis täiskasvanuks saada, on ju, aga üha olulisemad on need sõbrad, need suhted väljaspool nii-öelda pereringi, on ju, et ongi, et kas sa siis satud kuhugi noorteühendusse, olema aktiivne inimene või viivad need suhted sind kuhugi teise nagu kohta, on ju. Ehk siis nii palju toimub kõik, mis sa varem oled nagu nii-öelda nagu aru saanud või need piirid on olnud, kõik on küsimärgi all, on ju. Ja rääkimata sellest, et ongi seal, piltlikult öeldes on ju, mis teismeeas toimub, on see, et pidurdust ei ole, on ju, et emotsioonid on selline, et 100-ni läheb nagu kiiresti, aga see, et sa suudaksid ennast ära pidurdada seal järgmisel hetkel, on ju, et see on nagu väga raske ja rääkimata, me kõik oleme ilmselt kuulnud ajuarengut, mis alles toimub ja nii edasi, on ju. Ehk siis toimub nii palju, on ju. Ja selle kõige keskel hakkavadki toimuma kõik need eluvalikud, mis sa siis seal pead tegema ja võib-olla sa ei saa sinna sisse, see tundub väga katastroofiline sel hetkel, on ju, sest et on üks võimalus, üks ainus, on ju, et kas on ja nii edasi. Jah, et kui nagu proovida paari lausega kogu seda komplekssust on ju kokku võtta. Ma uurisin, et mis meil peahea nõustajatel on ju, mingid põhilised teemad, millega pöördutakse, et peahea nõustamine on siis selline tasuta noorte nõustamine peaasjades, kuhu saavad siis 12–26-aastased noored on ju pöörduda. Ja seal toodi välja, et on peamiselt enesekohased sellised teemad, et on selline enesekuvand, sooritusvõimekus, võib-olla motivatsioon sellel, kuuluvustunnet, üldse laiem toimetulek ja kindlasti siis ärevusmõtted ja mured. Kooli tasandil mina nägin ikkagi omajagu ka suhete teemat, on ju sellist kiusamist erineval tasandil või sellist grupist väljaarvamist, on ju, et sellised teemad ka. Ja see katastroofilisuse teema haakub minu endaga ka, et ma mäletan, et kui ma tegin neid katseid ja ma sain ühelt oma esimeselt, koolid, mis oli mu esimene valik, sain ei vastuse, siis ma mäletan, ma olin täiesti endast väljas, nutsin, ma mõtlesin, elu ongi läbi, mis minust saab, täiesti mõttetu, et kannan kõik oma tulevikuplaanid maha, aga absoluutselt ei olnud ju asi tegelikult nii hull. Ja ma mõtlen ikkagi, et kuivõrd me nagu jälle koolis nagu toetame seda uskumust, et vaata, et nagu nii palju öeldaksegi, et see on nüüd oluline ja nüüd sa pead selleks pingutama ja nagu ongi oluline, aga tegelikult noored saavad sellest ju ise ka aru, et jälle, et kuivõrd me toetame seda, et okei, et aga see ei ole nagu lõpp, on ju, või et see ja näiteks isegi see ülikooli valik, mis te täna on ju elus teete, on teie esimene valik, et mina praegu olen ka ülikoolis, on ju, oma järgmises kümnendis elades, on ju, ja õpin täiesti nullist ümber, sest ma sain aru, et võib-olla ma olingi liiga mõjutatud nendest kuidagi läbimõeldumalt mõtlevatest täiskasvanutest omast arust, on ju, et jaa. Kool on noore jaoks koht, kus ta veedab suurema osa oma ajast, et seega on ju tegelikult see koolitöötajate tähelepanelikkus ja toetus kriitilise tähtsusega ja võib-olla nad näevad neid probleeme, mida lapsevanemad tähele ei pane. Et kui ma küsin nüüd Jürilt seda koolipoolset vaadet, et siis kuidas koolitöötajad tajuvad seda noorte vaimset väsimust, et kas seda tegelikult arvestatakse piisavalt otsuste tegemisel ja milline üldse on kooli roll siis noore vaimse
tervise vaates? Selles mõttes, et me ei saa rääkida koolist kui sellisest, kool koosneb inimestest, koosneb õpetajatest, õpilastest, juhtkonnast, köögipersonalist, kellest iganes veel on ju. Me kõik tuleme ikkagi oma kogemustest, ehk siis ma julgen pakkuda, et need õpetajad, kellel endal seda kogemust taga ei ole, kes ei ole saanud ülikoolis neid toetavaid oskusi, ehk siis kui me räägime 15 aastat alles vaimse tervise probleemidest, et need on alles nii-öelda laual, siis on raske uskuda, et need õpetajad, kes enne seda ülikoolis käisid, kes moodustavad täna enamus Eesti õpetajaskonnast, et neil on need oskused kuskilt nüüd maagiliselt olemas, on ju. Ometi on nemad need, kellele siis vaadatakse otsa, et kuulge, et nähke. Ma arvan, et see sõltub väga palju kooli juhtkondadest, kes kui palju oma igapäevastes rutiinides sinna tähelepanu viivad, kui palju koolitustega, kui palju üldse räägitakse neist teemadest, et selles mõttes, kui kooli juhtkond seda ei näe probleemsena, siis ei juhtu mitte midagi. Siis tehakse täpselt nii, nagu on kunagi tehtud, võib-olla mõned õpetajad ise siis tõstavad, langetavad neid nivoosid, aga suures plaanis mitte. Teisest küljest ma ei taha nüüd õpetajatelt seda vastutust ära lükata, aga meil on niisugune tore dokument nimega riiklik õppekava, mis siis ütleb, selle aja jooksul tuleb ära õppida A, B, C, D, ja ega see ei anna väga palju lõtku. Ehk siis kui me Tabasalu gümnaasiumis muutsimegi õppepäeva korraldust, ehk siis tegime pikemad tunnid, kokkuvõttes natuke lühemad tunnid, küll aga tõstsime seda õppeaega koju justkui, et õpilase jaoks päev jääb täpselt sama pikaks, lihtsalt see, et kus ja kui palju ta teeb, muutus natukene. Siis mida me nägime oli see, et ei jõutud tundide jooksul asju ära teha, õpetajad jätavad koju, õpilased ei tee neid asju, suures osas, mitte kõik muidugi, aga väga paljuski, eriti poisid. Postilukkute teema on üldse kaks erinevat maailma lähenemisele, sellele nagu kodutööde ja kogu sellele teemale. Ja siis rusikaga reeglina, mitte indiviidi kõikidele. Ja siis me jõuamegi olukorda, kus õpetajad näevad, et õpilased ei tee neid asju, õpetajad kurdavad, miks need õpilased tööl käivad, kui nad ei pea käima, kõik muud asjad on ju, ja siis hakkab siuke nagu lumepall, et õpetajad jooksevad oma õppekava järgi, õpilased on, et ta nõuab nii palju, ma eelmine kord tein, ma rongist ma üldse ei tee. Ja siis tekib see 2 aastat hiljem, 3 aastat hiljem, lõpueksamid, ja siis sa oled järsku hullus nagu paanikas, sul on mingid osad puudu. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes kõik sõltub juhtkonnast, aga nagu Karin ütles, see on pikk jooks, see on maraton ja kui sa maratoni, olles maratooner, esimesel kilomeetri sprindid, kutu piilu, kui hästi läheb. Kui halvasti läheb, ei lõpeta. Ma võib-olla siinkohal siis küsin sükse natuke provokatiivsema küsimuse, et kas me oleme alateadlikult normaliseerinud läbipõlemise kui osa koolis käimisest ja edu saavutamisest? Ma vaatan kooli vaatest, et mis on siis tegelikult selle 15 aasta jooksul juhtunud nii-öelda suures plaanis. Õppekavad on tehtud lihtsamaks. Sellest tulenevalt on eksamid tehtud lihtsamaks. Lihtsalt õppekavad on mahtu ära võetud, aga koolipäeva pikkused on endiselt samad objektiivselt võttes ka koolitööde, ja kodutööde hulk on sama. Et pigem ma arvan, et me ei ole normaliseerinud seda, aga kuna me paneme juurde üha rohkem ootusi noortele inimestele, saavutada rohkem erinevatel elualadel või nende valdkondades, siis paratamatult see tuleb kaasa. Ja nüüd me ei ole osanud kasvavate ootuste juures tuua seda tugiprogrammi taha. Ja ma olen skeptiline selles osas, et kas me täna oleme seal, peaasi ja kool teevad nagu super head tööd selle nii-öelda taha tulemise jaoks. Aga ma võin võtta leevemat sorti mürki, et mitte kõik Eesti õpetajad, lapsevanemad ei tea, kes või mis on peaasi või millega nad tegelevad. Ja kindlasti ja kindlasti, kui see küsimus on, kas me oleme seal, ma loodan, ma oskan seda tõlgendada, mida sa tahtsid küsida, et siis me ei ole seal, on ju. Aga ma arvan, et see küsimus on laiem, et kas me oleme normaliseerinud läbipõlemist ühiskonnas üldse, on ju. Et täpselt see, kus me alustasime, et noored ju nii-öelda hakkavad oma uskumusi ja hoiakuid kujundama nende täiskasvanute toel, kes nende ümber on. 2 kõige olulisemat kohta nende jaoks on kool ja kodu, on ju.
ja kui sealt ikkagi tulevad näiteks sellised sõnumid, et a la stiilis, et see on normaalne, väsimus ongi, pikaajaline väsimus on tavapärane või kui sul on emotsioon, siis lihtsalt ära näita välja, saa hakkama või kui sa tahad nutta, ära nutta või ja nii edasi, on ju. Et kõik see ju hakkabki seda noort seal kujundama või need ootused teda kujundama, mille toel ta neid otsuseid hakkab tegema, et kas ta siis on piisav juba või ei ole veel piisav, on ju. Ja. Aga siin ma tahan noori tohutult kiita, tööandjad räägivad üha rohkem seda juttu, et need tänased noored, siuke 25 on see minu jaoks see maagiline piir, või 26 nagu meil öeldakse, et osatakse aega maha võtta. Et üha rohkem ongi neid noori, kes ei tööta terve aja, puhtalt sellepärast, et nad saavad hakkama, nad võtavad teadlikult neid pause. Ma ütleksin, et veel minu generatsioon teeb seda, et lähedki läbi, sa ei puhka, sa töötad, sest nii on nagu õpetatud. Et need tänased noored oskavad nagu neid pause rohkem võtta, on teadlikumad ja selles mõttes äkki sealt tuleb see mingisugune muutus. Samas ma lisaks, et seda informatsiooni juurdepääs on rohkem ja ma arvan, see teadlikkus tuleb sealt, et me räägimegi nendest teemadest, millest võib-olla 15 aastat tagasi ei räägitud, on ju, et vaimne tervis või meil on sellised asutused, kuhu saab pöörduda ja kooli poolt mõeldakse kaasa, on ju, et kui ongi juhtkond, kes päriselt tegeleb ja nagu prioritiseerib seda, et siis minu näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus ma käisin, meil olid ka vaimse tervise nädal ja siis kuidagi õpilased ise saidki teha mingeid üritusi või sündmusi ja ma ei tea, koolipsühholoog andis seal paar loengut, et selliseid asju, me olemegi siin arengufaasis, et me ei saa rääkida sellest, et me oleme kuskil kohal ja teiselt poolt ma olen väga päri selle mõttega, et kuidagi see pingutamiskultuur või jess, ma põlesin 5 korda läbi, see on nagu hea näitaja, et sa oled tubli või kuidagi, et ma magasin täna nii vähe, siis see on nagu vau, ta on ikka kõva vend, et seda kuidagi hinnatakse või siis kui sa võtadki puhkuse, ma räägin enda perspektiivist, et võtan puhkuse, siis ikka on selline kuidagi veidi kripeldav tunne, et kas ma nagu puhkan asja eest või kas ma nagu tähistan midagi või nagu miks ma seda teen? Kas mul on luba? Ja. Aga küsige 10 inimese käest, et kuidas sul läheb? Ja kui paljud vastavad kiirelt, hästi palju on teha. Et mina olen nagu teadlikult seda välja harjutanud endast, et see on justkui see standard vastus. Jah, on teha palju, aga kui ma ise kogu aeg normaliseerin seda, ütlen, et läheb kiirelt, siis teistel on ka, et tal läheb kiirelt, ta vist äkki on tähtis jah. Aga kui ma olen ka Kusti lõpetanud, 2010 ei olnud seal ei vaimmistervise nädalat, ei koolipsühholoogi, et see näitab, et kuidas need asjad nii-öelda paremuse poole liikunud siin, ma ei tea, 10 aastaga. Ja võib-olla ma tooks selle mõtte ka siia juurde, selle küsimuse juures natuke mõtlesin, et me oleme teadlikumad vaimse tervise teemades, me räägime neist üha rohkem, aga see minu jaoks alati see võti peitub tasakaalus ja see, mis ma ütlesin selle stressikõvera kohta eelnevalt, ongi see, et tegelikult pingutus on vajalik. See on aju arengut, kognitiivset võimekust, see on kõike on ju toetav, et iseasi küsimus on jälle, et kuidas me seda pingutust mõtestame, kuivõrd me arvame, et vead on osa õppimisest, et sinu selline pädevus ei ole seotud otseselt üks-ühele hindega, vaid see on sinu teadmistega, oskustega, seda teadmist nii-öelda rakendada pärast ja nii edasi, on ju. Et võib-olla kui me natukene normaliseeriks ka sellist pingutust, toetaks oskuslikku pingutust, hakkama saamist tagasilöökidega, et siis see jälle oleks kõik nii-öelda vaimset tervist palju toetavam, on ju. Ja ma praegu hakkasin mõtlema, et kui me mõtleme ju eestlase stereotüübile, siis esimene sõna, mis pähe tuleb, on töökus. Et me oleme nagu selle omaks võtnud, et kogu aeg ongi töö. Et äkki peatukski korra sellel sõnal edukus. Et Elisabeth, kuidas sa ise tajusid kooli ajal, mida see edukas olla tähendab ja kas see kuidagi sul muutus ka seal kooliaastate jooksul? Ja ma olen selle teema peale varem mõelnud küll, et mida see edukas õpilane siis näiteks tähendab,
et kuna ma puutusin kokku paljude väga ägedate, inspireerivate õpetajate ja kaasõppuritega, siis see edukuse mõõdupuu justkui oligi see kogukond, kus ma olin, et oleneb, kui ma kõigepealt käisin Viimsi koolis, siis edukuse mõõdupuu oli üks, siis ma tegin katsed nii-öelda linnakooli, seal oli edukuse mõõdupuu natuke teine, et ma ise leidsin ka nagu kuidagi selle arenguvõimaluse, et täpselt see kuidagi teiste inspireeriv osa ja see pingutamine, et õppimine on meile oluline, oli kuidagi hiljem ja kohe jõuab mõtte järele et jah, edukas oli minu jaoks ikkagi õppimine ja siis ka see kogukonnaelu, et ma olen kusagil vabatahtlik, ma ei tea, kas või Viljandi folgil või siis kusagil ettevõtluse festivalil ja siis teen õpilasfirmat ja siis samal ajal võiks nagu, ma ei tea, mingit pilli õppida ja natuke näitlemist proovida ja siis ma muidugi mängin esiliigas võrkpallis ja käin rahvatantsus, et kuidagi minu jaoks edukas inimene oli see, kes kõike oskab ja väga hästi ja täpselt niimoodi, et ma juba tean küll, et ma katsetan ja siis omaette, aga kui kuidagi teiste ees, et siis ma juba oskan ja see, et ma julgen küsida või ma julgen näidata, et ma ei tea, et see on väga ajaga tulnud sinna juurde ja see eneseväärtustamine läbi nende kogemuste, mitte see, et mul on see kindel tulemus või ma lõpetasin a la 5-lisena 9 aastat, et see pigem on see, et vau, mul oli mingi kogemus ja selle protsessi lahti mõtestamine, et mis mingid kvalitatiivseid oskusi see näiteks mulle elus andis. Aga see on ikkagi kuidagi see, tuleb aeg maha võtta selleks, et vaadata neid asju, nii et see olenebki hästi sellest taustast, et kas ümber inimesed mõtlevad sellele, kas kodus on võimalus mõelda või võib-olla ongi rahaliselt nii, et sa peadki tööl käima ja sul ei olegi võimalik puhata või arutleda läbi, et jah, ma arvan, kui nüüd kokku võtta see mõte, siis edukus minu jaoks varem oli selline väline, et keegi ütleb, et sa oled tubli, said 5 või treener ütleb, et näed, oled hea, saad põhimeeskonda, siis nüüd ma olen vähemalt üritanud, et teekond veel kestab, aga tuua seda rohkem enda sisse ja usaldada seda, mida ma ise mõtlen ja tunnen siis. Jah, et vanaduspõlves, kui me vaatame tagasi oma kooliajale, et siis ma nagu ei mäleta, mis aines ma nüüd, ma sain seal 3, et ma arvan, see enam nagu ei kripelda niimoodi, et pigem on need kogemused ju, mida me meenutame. Et Karin, mida teeb see pidev vajadus olla parim noore enesehinnanguga? Ma tahan kohe oma kogemusloo siia korraks tuua, et ma olin koolis hästi sarnaste, koolieas hästi sarnaste mõtetega ja ma olin tippvõistlustantsija ja siis hästi kurb, aga minu mõte oli see, et ma ei mäleta neid hiljem elus neid sõpradega pargis veedetud hetki, aga ma mäletan oma meistritiitleid näiteks või meistritiitlite häid tulemusi. Ja see on nii kurb tagasi vaadates, see on nii kurb, et keegi mulle ei öelnud, et see on nii vale mõte. Aga tegelikult täna ma mäletan seda, et ma ei saanud neid pargis veedetud hetki ja ma ei saanud neid pidžaamapidusid võib-olla, on ju. Aga mida see siis noorega teeb, on ju, et eks ta teebki seda, et kui sinu nii-öelda enese mõtestamine või enesekindlus on seotud nende väliste tulemustega, siis see on seotud millegagi, mida sa ei kontrolli, on ju. Sa saad kontrollida võib-olla oma toimetulekut selles olukorras, aga nagu me ütlesime, see on õppimisprotsess, nii et juhtub asju, mida sa ei näe ette, aga sa ei saa kontrollida teiste tulemust, on ju. Et ainus, mis sa saad teha, on püüd olla parem, kui sa olid varem, võib-olla mingis vallas, on ju. Ja sa saad seda kogemust siis mõtestada, et täpselt nagu sina teed ja sa ütled, et see on protsess, see ongi, et sa mõtestad, et kuidas see läks, millega ma sain hakkama, mis pädevusi ma võib-olla toetasin, mis vajab veel toetamist ja nii edasi, on ju. Aga kui me seome oma enesehinnangu ainult välisele, siis kõikumine on hästi kiire ja kerge tulema, sest et see ei lähe mitte kunagi, ma võin lubada, et see ei lähe mitte kunagi nagu täpselt nii, nagu sa ootad ja täpselt seda ideaali ja nagu sina ka ütlesid, et sa oled hästi tubli ja selline püüdlik tüdruk olnud ja niimoodi ja see ongi hästi nagu ka üks teema, kui me räägime natuke poiste ja tüdrukute erinevusest, siis seda on, et on ikkagi tüdrukute hulgas keskmiselt rohkem neid, et kes ongi need hästi tublid püüdlikud,
mistõttu ja see väline on ju see tubli, sa oled nii tubli, see toetus on ju, et siis see läbipõlemine ja see on selline hästi võib-olla vaikne läbipõlemine, sest me ei saa aru seda, sest et ta ju on nii tubli ikkagi, et ta saab hakkama on ju, nii. Aga kui sa seodki sellega, et see on minu õppeprotsess, et minu väärtus on see, et ma õpin, ma tahan milleski parem olla, ma tahan avastada, et siis see toetab nagu seda juurdekasvu uskumist nii-öelda palju rohkem. Ma võib-olla toon hästi lihtsa näite, mida Karin nagu ütleb, et kuidas see väline hinnang annab sulle siis tagasisidet. Sa õpid ajalooõpetajana ajaloo kontrolltööks. See, kas õpetaja teeb ühesuguse töö või teistsuguse töö, võib tähendada sinu 5 või 2. Ja kas sa siis paned nagu sellest enda, sa võtad sellest nagu selle tagasiside. Õpetajana suudan ma teha täpselt sellise töö, et ma tean täpselt, et ma suudan kogu klassi läbi kukutada niimoodi, et mitte keegi ei saa öelda, et ma olen küsinud halbu asju. Ja teistpidi ma suudan teha töö, millest kõik saavad väga hea, mitte kõik, aga suurem osa saavad väga head hinded, sellepärast, et ma ju tean, mida ma neile õpetasin, kuidas ma neid toetasin. Et see on minust kõige selline labasev näide, kuidas see meie kontrolli alt väljas olev suurus või muutuja annab meile seda tagasisidet ja meie enesehinnangut põrgatab just nagu kooli tasandil. Just. Ja kas see noor oskab siis näha selle tulemuse taha, et Elisabeth, ma näen, et sa nagu oled väga hea eneseanalüüsi oskusega, et sa saad aru, et näiteks kui muutub see, mis keskkonnas juba testi tehakse ja kui pikad on need ajad, vaata, et kui kaua ma saan nagu mõelda, kas ma saan mingi küsimuse, mingi ploki juurde tagasi tulla, see, et sul elus midagi seal taustal veel toimub, et meil ei ole nagu see, et õppimise aju ja siis on meil nagu see eluga toimetuleku aju. Kas saaks palun? Ja, et siis ma võtan selle õppimise aju, siis ma teen kõik ära, et see on kõik, me oleme tervik, ja see kõik mõjutab meid, et siis, ja kas sa oskad seda pärast nagu analüüsis näha, et ahaa, et võib-olla see ei läinud niimoodi, aga seal oli nii palju neid tegureid, miks see ei läinud niimoodi. Ma pöörduksin jälle siin Jüri poole, et küsiks seda koolipoolset vaadet, et kas koolides osatakse väärtustada siis muid tegevusi ka peale hinnete ja nende testi tulemuste? No sõltub koolist. Ma saan rääkida jälle sellest süsteemist, kust mina tulen ehk riigigümnaasiumite süsteemist, siis väga paljud riigigümnaasiumid seda teevad, ehk me arvestame samamoodi nagu ülikoolis põhimõtteliselt võttaga su teisi asju valikainete sisse. Et näiteks kui sa oledki võrkpallur, sa suudad ära tõestada, et sa käid ja teed midagi, sa omandad uusi oskusi, väike eneseanalüüs juurde ja sa saad oma ainepunktid või kursuse punktid kätte. Ehk siis proovime ühendada seda eraelu tööeluga ehk siis õppimiseluga. Või siis sa loodki õpetajana need raamid, et sa ei kontrolli õpitulemusi klassikalise kontrolltööga, või sa proovidki teha midagi, kus ta suudab seda kuskilt muud raamist siis tõestada. Nägin endist õpilast siin Kiviõli päevilt ja mäletan, kuidas minust nende lennule ma tegin sellise ajaloo kontrolltöö, kus sa tegelikult tegid põgenemistuba. Aga lihtsalt, et põgenemistoast läbi saada, sa pidid kasutama selle ploki teadmisi, see oli õpetajana jube töö, aga näed, ma siiamaani mäletan seda just kui äge, ise tegin. Ja ka sellest on kõik läbi. Enamus said midagi. Aga see ongi just see, et see sõltub hästi palju ka kooli ja jälle ma tulen sinna juhtkonna tasandile teadmusest. Kui kooli õppekava ja kooliorganisatsioon ehitatakse üles nii, et neid ei arvestata, neid kooliväliseid asju, no siin neid ei arvestatagi, lihtne. Kui kooli juhtkond seda teeb, siis seda arvestatakse. Õnneks pidajatelt Haridus- ja Teadusministeeriumist rohkem tuleb neid suuniseid, et õppija on üks tervik, saage aru, arvestage. Aga see on päris pikk protsess ja kahjuks, võib-olla ma teen nüüd liiga, aga siin on ka näha siis erinevate piirkondade erisust, et need, kes on võib-olla suuremad linnakoolid või sellised parema sotsiaalmajandusliku taustaga ka õppijate koolid. Just selles mõttes, et nad koonduvad kuskile piirkondadesse, kus peamised õppijate vanemad oskavad nõuda seda. Siis ollakse õppijate erisust rohkem arvestavad piirkondades, kus vanemad ei oska nõuda, neid ei huvita, siis ka juhtkondadel puudub see väline surve tihtilugu.
ma vaatasin siin Elisabethiga mõlemad kulmud kerkisid siin, et vau, et mis süsteem ja millised õppemeetodid, et tahaks ka niimoodi koolis käia, tundub päris tore. Aga õpetajana teistpidi, eks ma arvatavasti, ma ei mäleta nüüd seda, ma mäletan neid häid asju. Arvatavasti ma järgmine kord keevitasin neile mingi igava kontrolltöös, ma ei saanud sellist järgi ehitada, aga ma loodan mitte. Ja, aga see on ka protsess, et täpselt ju, et sa suudad üks hetk seda teha ja siis see nagu aegamisi on ju, et jälle nagu mitme aasta perspektiivis sul tekibki see oma nagu võib-olla tööriistakast. Ja ma arvan, et see on jälle see küsimus, et sa ütlesid, et nagu need õppekavad on ees ja õpitulemused on ees, aga jälle, et kuidas me nendeni jõuame, kui toetavalt me nendeni jõuame ja jälle, et mida siis tähendab ikkagi mingi teadmise omandamine või mingi pädevuse omandamine, kas see peab olema see iga mingi kontrolltöö enam-vähem, sa nagu eelmisel õhtul enam-vähem õpid, järgmisel päeval juba unustad, et sa üldse selleks õppisid, on ju, et mida see toetab lõpuks, et mida see näitab, on ju. Ja nii edasi. Meie saime oma ainedidaktiku käest iga kord natuke riielda, nimetageme nii, kui me tegime neid igavaid kontrolltöid, mis võtsid ainult esimese tasandi teadmist, ehk siis seda me saad kuivalt pähe õppinud, et neid küsimusi võib ka olla, aga pigem sa peadki üles ehitama, et õpilane kasutaks oma oskusi, analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist, kõike seda, et üldiselt peetaksegi neid kontrolltöid väga halbadeks, millele sa õpid eelmine õhtu ära. Ja irooniliselt ülikoolis sain ma neid kõige rohkem. Ja, ma mäletan ka, et seda tuupimiskultuuri oli koolis ikka väga palju, oligi see, et kontrolltööks õppisid vastused pähe ja tegid ära selle töö ja 15 minuti pärast oleks uuesti olnud see töö, ega ma ei mäleta enam, mis ma sinna kirja peaks panema. Et kui noor kasvab üles selle tundega, et ta peab kogu aeg tõestama oma väärtust, siis võibki see eneseusk väga kiiresti mureneda. Et meil oleks vaja sükest laiemat ja inimlikumat arusaama edukusest, et ma siinkohal pööraks kõigi poole ja küsiks, et kuidas me saaksime seda ühiskonda ja laiemalt mõtestada seda edukust siis nii, et rohkem noori tunneks ennast piisavana. Väga raske küsimus, aga kuidas te ise mõtestaksite? No mõtlen, et kuidas te näetegi, et mis see edukus on üldse? Kuidas sa defineerid enda jaoks seda edukust, on ju? Et näiteks kui ma defineeringi nii, et see ongi püüdlus mingis aspektis elus olla võib-olla parem, pädevam, kui ma olin enne, on ju, et siis see on hästi lai, et siis see võib olla tähendada seda, et ma oskan paremini kokata võib-olla, või näiteks seda, et mul on praegu pea 2-aastane laps kodus, et kelle emotsioonid samamoodi käivad üles selle, et näiteks, et mul on päev, et ma tulen toime sellega, et ma tulen toime nagu enda juhtimisega, tema nagu toetamisega, ma ei saa öelda juhtimisega ja et kuidagi, et ma tunnen ennast selle muutuste keskel ja muutuste toime tulemisega hästi, on ju. Ja see on hästi inimlik väärtus, see tähendab seda, et ma väärtustan suhteid enda ümber, et ma väärtustan oma peret ja nii edasi, aga see on minu jaoks täna edukus, on ju. Et jälle, et mida see tähendab, et kas see edukus on see ühedimensionaalne, et ma ei tea, palju sul see raha kuskil on ju, või et jah, et palju sa oled nagu teinud asju ära või see ongi jah, et midagi palju laiemat, on ju. Ja lubada nendel erinevatel nii-öelda mõõdupuudel olla kõrvuti või nendel erinevatel maailmavaadetel jälle või jah, lähenemistel olla kõrvuti, et kuivõrd me erisust üldse nagu aktsepteerime ja toetame väga erinevatel tasanditel, et alustades sellest, et meil ongi võib-olla erinevad suunad, lõpetades sellest, et kui keegi ongi vajab rohkem tuge, et kuivõrd me saame aru, et see on ka okei. Näiteks ma ei tea, seal samas klassiruumis või koolis, et tema vajabki erinevat õppekava ja erinevat hindamissüsteemi ja me kõik ütleme, et see on okei. Või kui keegi näiteks ikkagi saab ka mingi äärmuslikuma teoga tagasi, et minu jaoks kool on selline ühiskonna läbilõige näiteks ka, et kuivõrd me toetame, et me integreerime teda tagasi sinna koolisüsteemi või seega ühiskonda laiemalt või kuivõrd me ütleme, et see on nii äärmuslik asi, et sina ei ole enam teretulnud meie juurde. Ja miks ei ole, on ju, ja kas see järgmisel hetkel võib see juhtuda meie endaga, et keegi meile seda ütleb, on ju, ja nii edasi, on ju. Ma läksin nüüd väga kaugele ja filosoofis. Aga mulle hästi meeldis kuulda, kus sa ütled, et me see edukus justkui see
definitsioon elus areneb. Sest mina mäletan väga hästi, kuidas mina mõtlesin, ma arvan ikka sihuke 13-14, et edukusel on täpselt üks mõõdupuu ja see on raha hulk minu pangakontol, punkt. Ja alles siis hakkas tekkima see, et hoopis teised asjad, kui ma täna just siia sõites mõtlesin, et noh, mis see siis edukus minu jaoks on või kas ma täna pean ennast edukaks inimeseks, ütlen päris ausalt, mul jumala ükskõik. Nagu ma sõitsin siia, ma mõtlesin, aga siis hästi ropsena, what? Et noh, nagu ma olen oma eluga rahul täna, ma olen jõudnud olukorda, kus ma ei pea mõtlema iga päev sellele, kas ma saan poest midagi tuua. Mul on väga tore laps, mul on ideaalne abikaasa, meil on väga nagu ilus elu selles mõttes, ma ütlen, ma olen nagu edukas, samas ma olen jumala näljane, veel edasi, aga ma loodan, et tervislikult näljane, ja siis ongi, et kas ma olen täna edukas või ma ei ole, sest mul on ju kuhugi minna. Ma ei ole saavutanud seda, kuhu ma tahan täna liikuda, aga ma ütlengi, et mind nagu see edukus enam ei torgi. Jaa, aga see, et sul on eesmärgid, ongi ju ka osa sellest nii-öelda võib-olla, no jälle, et kas me üldse kasutame seda, ma üldse ei kasuta enam seda sõna, et edukas olemine, aga ma tean, et selles eluetapis, kus ma olin noor, see oligi oluline, on ju. Aga jälle see, et sul on eesmärgid, see on ka ju nagu oluline nii-öelda sind toetav nagu osa, on ju. Jah, aga lihtsalt praegu mõtlen, et kas edukus ei olegi, või edukus, kuidas ma ütlen, vajadus olla edukas ei ole seotud sellega, kui palju meid huvitab, mida teised meist arvavad. Ja kui ma olen justkui edukas, siis ma saan teistele nagu näidata, et näete, ma teen seda, mul läheb see hästi. Ja mingil eluetapil me jõuame sellest, et saad aru, et teised sust tegelikult väga ei mõtle. Ja siis see edukus nagu, või see vajadus just niimoodi defineerida kaob. Ma ei tea, praegu tuli selline mõttekäik. Ma ise nagu noore vaatest ütleks seda, et hästi oluline on see gruppi kuulumise tunne ja sellest ma arvan tulenebki see, et alateadlikult juba teed asju sellepärast, et et teised näeks ja vaataks, kui tubli. Et ma arvan, et see tuleb sealt. Ja see on võib-olla seotud ka natuke teie arenguetapiga, et selline see teismeiga ongi ja sealt edasi natukene, et ei ole päris teismeist enam, aga et see tunne, et sa oled nagu kõigi vaateväljas ja kõigi pilgud nagu kogu aeg nii-öelda kritiseerivad või siis kiidavad seda, mis sa teed, on ju, et siis ühel hetkel saad aru tõesti nagu Jüri ütles, et et see tegelikult ei olegi nii, et neil on oma eluga nii palju tegemist, on ju, aga see on nagu jälle selle natuke siukse aju arenguga seotud, on ju. Nõus. Et tundub nagu kõik annaks hinnanguid vahetevahel või nagu paneks sind proovile ja lahterdaks kuhugi, aga võib-olla sellepärast, et ma ise vahel nii teen või kuidagi arvan, et on mingi kujuteldav kastisüsteem, kuhu inimesed kuidagi lahterdavad või mingid grupid, kuhu ma ei tea, kuulutakse, et kas sa vaatad kultuuriliselt, vaatad mingit filmi, kus on koolist, on ju, et kuidas seal on mingid gängid ja värkis, mõtled, et selline ongi elu. Tegelikult võib-olla ei ole nii, et kuidas te ise ka välja tõite, et see on nii multidimensionaalne või nii mitmetahuline tegelikult see edukus, et me kuidagi, ma arvan, tahame neid lihtsaid lahendusi, et üleüldiselt elus, et ma ei tea, kas me võtame Jüri, sa käisid Arvamusfestivalil, ma tean, et seal räägitakse näiteks poliitikast ja igasugustel erinevatel teemadel. Ühendab mõtted ära. Üks mõte on see, et ma väga kiidan sellist sündmust, et arutatakse, et tullakse kokku ja räägitakse, et siin ka me arutame, et mis asi on üldse edukas. Ja teine siis ongi see, et võetakse erinevaid selliseid huvigruppe arvesse, et aga mida teie arvate ka? Ja kas meil on see mingi ühisosa, et seal edukuse puhul ka siis, et see ei olegi nagu kindel ja lihtne, et siis oleks lihtne selle poole joosta, et kogun selle raha kokku, aga loedki kellegi kogemuslugu või kuulad kusagilt, et ja siis avastasin, et tegelikult on palju enamat elus, et ja ma arvan, minu jaoks ka edukus on selline säilenõtkus või kuidagi kohanemine ja toime tulemine, et neid muutusi on nii palju, et me ei saagi seda kõike kontrollida, aga eks ma vahepeal ka unustan ära ja siis nutan selle pärast, et miks ma nagu hakkama ei saanud või ma ei tea, läbi kukkusin ja siis tegelikult elu läheb edasi. Ja me nüüd oleme siin natuke rääkinud sellest, kus need pinged ja läbipõlemine alguses saavad ja vaatame nüüd natuke lahendusi ka, et
kool ju peaks olema enamat kui lihtsalt teadmiste kontrollimise koht, et see peaks ju ikkagi valmistama meid siis tulevaseks eluks ette. Et siinkohal ongi küsimus Jürile, et mida saaks siis koolisüsteem teha teisiti, et noorte heaolu oleks päriselt sama tähtis kui see akadeemiline tulemus, et oskad sa välja tuua mingeid neid mingisuguseid muudatusi koolis, sa natuke rääkisid ka abistaliselt sellest juba, aga millised muudatused on koolis aidanud siis noorte vaimset heaolu ja tasakaalu parandada? Ma lihtsalt täpsustan küsimust, et kool mitte ei peaks olema, vaid kool on. Ehk siis kui ta on selline akadeemiline kontrolliüksus, siis paratamatult me ikkagi harjutame seal ka sotsiaalseid suhteid, et seda ükskõik mis see kool on või ei ole, see osa on juures. Sest kool on ju või see klassiüksus on eriti nii-öelda piirkonnaklassis põnev on see, et need on kõige suvalisemad inimesed, kes on juhtunud elama samas kohas ja sündinud jämedalt samal ajal. Siis meid pannakse 9 aastaks nendega kokku, on ju. Aga ma arvan, et ikkagi lõppkokkuvõttes, kui me tahame, et koolid areneksid, siis me peame töötama juhtkondadega. Me peame tõstma ootusi selles valdkonnas koolijuhtidele ja kindlasti õpetajate koolituses sellega väga selgelt arvestama. Nii alustavate õpetajate, kes täna on ülikoolis, kui ka, kui me räägime siin erinevatest õpetajate karjäärimudelitest, asjadest, et tuuagi selgelt sisse, et tellijapoolne ehk riigipoolne vaade on see, et me eeldame, et õpetajad ka selles valdkonnas ennast hariksid, mitte ainult selles, kuidas olla parem õpetaja pedagoogilist, tehniliselt või metoodiliselt. Ja ma küsin nüüd siis seda vaimse tervise spetsialisti poolt ka, et mis on need kõige praktilisemad asjad, mida koolikeskkond siis saab teha vaimse tervise toetamiseks? Jah, palju meil aega on? On aeg. Et neid lahendusi on ju väga-väga palju ja ma tulen sinna võib-olla selle küsimuse alguse juurde tagasi, et kas kool on koht, kus me peaks üldse nagu lisaks õppetulemustele toetama sellised terviklikud lapse noore heaolu, on ju. Et siis see on koht, on ju, ja nagu Grete Aro ja tavaks on öelda, on ju, et kui me seda ei toeta, siis mingit õppimist ei saa isegi toimuda, on ju. Aga jaa, praktilisi lahendusi on hästi palju ja muidugi eks neid tehakse ka juba, et on erinevaid programme, mida koolidesse tuuakse, ma ei tea, Kiva programm, VEPA programm, vaikuse minutid nii õpilastele kui ka õpetajatele, et on ka nagu halbu praktikaid, ärme nendest praegu liiga palju räägi, aga võib-olla jah, et kui me mõtleme üldse, et seesama programm, kus me Jüriga ühe korra oleme koos olnud, et kui me paneme kooli üldse mõtlema vaimsest tervisest, on ju, et siis hästi tihti sellest mõeldaksegi selline hästi kitsalt, et need on nagu need raskused, millega me hakkame toime tulema, on ju, et see on juba läbipõlemine, ärevus, võib-olla ATH ja siis me peame nendega hakkama saama, aga see vaimne tervis on palju laiem ja see ennetus ongi see võti, on ju. Et kas me suudame laiapõhjaliselt toetada noori, et neil oleks mingid elupädevused ja oskused juba olemas, et nad saavad elus hakkama ja kui nad ei saa hakkama, siis neil sellisest nii-öelda tava igapäevaelus juba mingid oskused on, et siis nad peavad nende raskuste osas neid jälle hakkama mõtestama ja sinna üle kandma. Et mis on meil näiteks Peaasjas on selline IVAD, mis on siis sotsiaal-emotsionaalset pädevust toetavad sellised õpikeskkonna mängulised tegevused, mis ongi selline eriti siis noorematele astmetele, need on hästi mängulised ja siis seal teismeasi me hakkamegi neid rohkem nii-öelda disainima sinna, et nad oleksid neid nagu toetavad, et rohkem sellist enesereflektsiooni ja toetavad. Aga jälle sotsiaal-emotsionaalsed pädevused, need, millest me oleme täna päris palju rääkinud, need on selline üks üldpädevusi on ju, ja näiteks õpipädevused, et sellised üldpädevused, et kui need me oleme koolis suutnud anda, toetada, me ei saa anda, see ei ole selline protsess, aga toetada nende arengut ja mitte ainult see ei ole nagu nende tugispetsialistide töö, et nüüd sa lähed koolipsühholoogi juurde, et ta teeb su terveks. Vaid et see on nagu iga õpetaja töö, see on iga õpetaja, et kui sina räägid ajaloost, siis võib-olla sa paned nagu selle, et millised olid need isikud, sa paned need nagu väga võib-olla isiklikul tasandile või et mis oli nende võib-olla mingi eneseregulatsiooni raskus sellel hetkel, et sa tood nagu mingeid selliseid aspekte seal välja või et analüüsid mingeid eesti keele tekste niimoodi, et ongi, et aga et kas see, et mida tegi Toots Kiirele oli näiteks kiusamine ja nii edasi, on ju.
ehk siis me toetame nende üldpädevuste arengut, et noored saaksid ise nagu selle tööriistakasti enda jaoks, et see eneseregulatsioon, üldregulatsioon, suhetega hakkama saamine, sellises meeskonnatöös osalemine on ju, ja nii edasi, konflikti lahendamine, kuni selleni välja, et paarissuhed, mis väärtused seal on ju, ja nii edasi, on ju. Et see on nagu selline lai katus, mille alla kõike nagu siduda ja rääkimata sellest, et mis me oleme ka rääkinud, et siis kas on see koduga koostöö, mis on nagu esimestes astmetes nagu üha oluline, aga tegelikult ka hiljem oluline, sest et me ei saa hakata koostööd looma siis, kui juba raskus on tekkinud. Meil peab see baas olema enne olemas ja kas me loome seda baasi, on ju, kes peab looma seda baasi ja nii edasi. Ja kuni selleni välja, et Jüri, sa rääkisid, et te mõtlesite ka, et kuidas seda õppepäeva toetada, on ju, millised on need vahetunnid, kas üha laiem probleem on nutiseadmete teema, on ju, mis on nagu mujal maailmas üha rohkem nagu keelustatakse, on ju, noortel inimestel mingite selliste keskkondade kasutamist ja nii edasi. Ehk siis see on nagu nii palju laiem, et siis kui koolid nagu küsivadki, et meil on vaja komplekssetele teemadele ühe tunnilist lahendust, on ju, et tulge, keegi annab loengut, on ju, et siis see ei ole nii. Ja väga palju tehakse, aga ma arvan, et väga palju on veel selline üldise mõtestamise küsimus. Andsin mingi alge, ma andsin. Ehk siis see on kõik tasandid, see on minu isiklik tasand, see on õpetaja õpilase suhte tasand ja ongi, et õpetaja ei saa õpetada midagi, mis tal endal ei ole, on ju, et seda me rääkisime. Ehk siis õpetaja hariduse tasand, täiendõppe tasand ja see on siis ka juhtkonna tasand ja kuivõrd ka õpetajad ise on toetatud seal koolis, on ju, mingit muutust tooma või oma vaimse tervise osas toetatud ja nii edasi, on ju. Ja kogukonna tasand, kuivõrd on kooli avatud kogukonnale, kuivõrd on kogukonna osa või on kooli väravad kella 6, ma ei tea, suletud ja keegi ei või minna sinna jalgpalli mängima, on ju. Et see on igal tasandil, koolipidaja tasand, KOV-i tasand, on ju. Jah, meil on täpselt siin ju noor ka olemas, kes saab ise jagada, et Elisabeth, kui sa saaksid ehitada üles nullist ideaalse kooli, siis mida sina sinna tahaksid noore inimesena, et sa tunneks, et sul on tugi olemas seal? Wow. Esiteks ma ütlen, see vastus oli nii äge, ma olin ohoh, nii palju lahendusi, et polegi kokku puutunud selle teemaga nii, igatahes kuuldan, et sa oled ekspert, ma kohe olen sõnatu. Aga jaa, ideaalne kool. No see on ka see, et kui palju meil aega on. Ma arvan, et sellel teemal võiks lõpukirjandit näiteks kirjutada ja siis võtta sealt mingi süstemaatiliselt välja andmeanalüüsiga, et mis seal võiksid olla, mis ma ise mõtlesin ka siia jalutades. Meenutasin, kuidas mu vanaema siis kui Eesti vabanes Nõukogude Liidu võimu alt, tema rääkis, et tal avanes võimalus käia Rootsis ja käia Rootsi koolis. Ja siis teda hämmastas see, kuidas neil olid vaikuseruumid, et õpilane saab minna sinna rahuneda või istuda, et meil oli tunnirahu klass või midagi säärast, et juba mingid alged on ja siis kui ma siin tantsupeo ajal sain ööbida ühes koolimajas, siis seal oli ka olemas selline vaikuse ruum, et selliseid väikseid samme tegelikult juba tehakse ja ma arvangi, üks pool on see kuidagi keskkonna kujundamine, on ju, et kas meil on need mingid mugavad võimalused üksi olla või siis grupis olla, kuidas on, ma ei tea, söögivahetund korraldatud nii, et seal saaks rääkida või jah, nagu see keskkond on üks, siis teine ongi see õpetajate kolleegium, on ju. Ja see tegelikult on nii palju mitmekesisem, et ma ise siin ka õpin, et tegelikult nii palju tööd taustal tehakse ja pidevalt arutatakse, mida sa näiteks õpilasena, mina ei teadnud, et õpetajad seda nii väga väärtustavad või on mingid koolitused, et ei pane nagu tähele, võib-olla oledki ise endaga hõivatud või midagi või sellest nagu ei räägita ka, et tegelikult me väga elame teile kaasa ja me olemegi siin teie poolt, et kuidagi seda välja ka kommunikeerida, et tegelikult see ongi põhjus, miks me siin õpetame, et me tahame luua sellist kogukonda ja keskkonda, kes on haritud ja hindavad seda. Ja siis kolmas, ma ütlekski, et näiteks Eluks valmis on selline äge
projekt, organisatsioon Eva-Maria, minu sõbranna siis veab seda eest, et oleks sellised, kuidas, ma ei tea, pensionisambad üldse, mis need on või kuidas mingid maksud toimivad, et selliseid asju hakataks rääkimagi siis koolis, mitte see, et lähed ülikooli ja siis avastad, et vau, nüüd peab mingeid arveid maksma, et minu jaoks näiteks ka oli see ikkagi selline suur hüpe tundmatusse, et mis nüüd saama hakkab, et jah, kui ma nüüd, ma ei tea, mingi vastuse sulle andsin, et siis ehk siit saab midagi haarata, aga näiteks tahan tunnustada seda ka, et kuulsingi riigigümnaasiumist, Viimsist siis räägin, kuidas seal oli õppimise aine ja see oli vau, päriselt seda tehakse, et ma ei tea, õpistrateegiad ja nende kasutamine, et see ei olegi see, noh, mida me Elisetiga ilmselt oleme päris palju praktiseerinud, et tuubin need asjad ära ja siis on selged, et tegelikult on mingid arutelud ja sa saad praktiliselt õpetada ja mingid töötoad või läbi mängida, et kui meil tuligi uus ka juhuslikult ajalooõpetaja, siis ta tegi meile mingeid rollimänge ja kirjutage luuletust ja siis alguses oli kuidagi nii tobe ja noh, eks õpilastena oli ka keeruline harjuda sellega, et ma nagu olen enda arust väga tubli olnud selles, et teen need tööd ära, aga nüüd tuleb hoopis teisiti mõtestada seda ja kuidagi analüüsida ja loovust kasutada, et ma arvan, ma lihtsalt tõin mingeid praktilisi näiteid juurde, mida ma näen, et juba tehakse sinna suunas, et näidata seda edukuse mitmekülgsust siis koolis. Ma korra lisaks lihtsalt Elisabethi kuulates mõte, et mis mul jäi enne mainimata, ongi see üks osa tegelikult, mida me saame teha, on noori kuulata, on ju, nendele sõna anda ja sellele sõnale ka sellise nii-öelda kaalu andmine, ehk siis, et ahah, et te vajate neid asju, aga teeme siis koolis ära päriselt, et muidugi sa ei saa olla piirideta ja muidugi me peame selle koos läbi mõtlema, aga et nagu, mis on need asjad, mis on puudu täna ja kas, kuidas või mida me saame tegelikult selles konkreetses koolis on ju ära teha, et ma lihtsalt Nula programmis praegu selline hästi tore selline projekt, nagu noored ise algatavad, et on mudilasnõukogud, et anname hääle juba nagu lasteaias lastele ja alates sellest, et nagu, et mis värviga sa tahad täna värvida ja siis need lapsed on nii üllatunud, et nad saavadki ise selle värvi valida ja nad värvivadki selle värviga, on ju. Et juba, et kuidas me väiksest peale, kui palju me anname seda autonoomiat ja seda otsustusõigust siis noortele või lastele, et nad nagu harjuksid sellega, et minu häälel on jõud ja ma saan päriselt midagi ära teha, on ju. Ja mul poiss oli oma lasteaias, sai öelda, et lasteaia sünnipäeval igaüks võtab oma kaisuka kaasa. See oli 1,5 aastat tagasi, ta siiamaani räägib seda nagu korra nädalas, et näed minu idee, on ju. Aga lihtsalt see, et ma olen hästi nõus küsima õpilastelt ja tulebki regulaarselt küsida. Kui me kooli lõime, siis me küsisime ja jooksid välja 2 asja. Hea söök ja nende hea söök ei võrdunud see, mida me nüüd, meie arvame, et hea söök on ka nii-öelda tervislikkuse mõttest, et ikka vähemalt poolfabrikaat iga päev. Ja teine, et peab olema autojuhi lubade valikkursus, et kui need 2 asja on näidatud, siis on hea kool. Ja, aga no, muidugi seal on see filter sees ja seal on nagu need võimalused sees ja seal on ka see, et kuidas või mida me küsime, on ju, või et kas me panemegi rõhu sellele, noh näiteks keskkonna kujundamisele ja ongi need ja osad noored väga vajavad neid nii-öelda enese reguleerimise nurkasid või et neid stiimuleid oleks seal vähe, et ma suudaks üldse vastupidi nii edasi. Ja alati, et noh, et kas me teame, mida see tähendab, et mida nad, või kas nad teavad, mida nad tahavad või kas me oskame seda tõlgendada nagu selleks, et mis see siis lahendus võib olla seal on seda, mis nende vajadust toetab. Ja mind ennast huvitab see, Karin, et kui paljud noored täna üldse oskavad ära tunda seda läbipõlemist või väsimust, et kui seda, et see ei ole okei, et oleks vaja kuhugi pöörduda ja äkki keegi saab nõu anda? Ja ma arvan, see küsimus teile. kui palju tunnevad? No mina ütleks, et mina tavaliselt kuhjan ennast erinevate hobide ja asjadega nii üle, et mina olen see halb näide, kes on, et väsinud olla on okei. Järelikult näitab seda, et ma pingutan ja teen tööd, on ja et tegelikult see ei ole tervislik mõtteviis ja võib-olla ma kipun probleeme pisendama. Minul, ma mäletan, ma jalutasin Balti jaamas trammi peale, kuulasin ühte taskuhäälingut, mis oli, ma ei mäleta, mis see oli, aga seal räägiti läbipõlemisest. Ja siis mul üks hetk turgatas, et vau, ma tunnen nagu kõike seda, et ma ei teadnudki varem, noh, et see tunduski normaalsus.
et jah, sealt näiteks mina sain teada, mis see nagu endast kujutab. Ja mulle tundub, et sellist teadlikkuse tõstmist meil on üha enam ja üha enam nagu saadakse aru, et mida see tähendab, on ju, ja te tunnetegi ära, et see on see. Aga nüüd on küsimus, et kas sa oskad selle teadmisega midagi peale hakata, kas sa oskad midagi muuta, kas sul on päriselt oskused, uskumused, näiteks abi küsimise osas, et see on okei küsida või kellelegi jagada seda, et sa ei saa hakkama ja nii edasi, on ju. Et aga ma mõtlen, et ma mõtlesin korra uuringute peale ja siis ma alati mõtlen, et mis selle uuringu taga päriselt on, et kui see noor ütleb, et hästi palju tuleb praegu välja, et on seda kurnatust näiteks ja et tõesti see, et need numbrid on nagu hirmu äratavad, aga siis ma mõtlen, et aga mis seal taga on ja mis see nagu, et kuivõrd nad ikkagi teavad ja kes vastavad nendele küsimustele nii, et selles suhtes, et see on probleem üha enam, see on nagu ilmselge, seda tuleb üle maailma uuringute välja, on ju, aga et siis jah, nagu et mis me siis edasi teeme, mis need lahendused seal on või noortelt ka aru saada, et mis see tähendab, mis see kurnatus sinu jaoks on, et mida sa tõlgendad kurnatusena. Ja kas see on see, et sa oled nagu lühiajaliselt magamata või sa oledki nagu pikaajaliselt kurnatud, on ju, et see oli nagu on juba 2 nädalat sa oled kurnatud, siis võiksid juba midagi teha, on ju, seal juures ja mis see, et milline on siis see sinu unerutiin, ma ei tea, nutirutiin seal hulgas, toitumine on ju, hommikusöögid ja nii edasi, on ju. Läksin nüüd laiaks jälle. Ei, kõik on väga hästi. Me natuke puudutasime seda ka, et õpetajad on ju tegelikult samamoodi kurnatud. Aga millist eeskuju see siis noortele annab? Et kas, kui õpetajad on kurnatud, et siis ma vaatan ka, et ju vist ongi nii, okei on vist nii. Et kui tahta neid innovaatilisemaid õppemeetodeid, mida nagu Jüri ütles, tegi põgenemistoa, et tegelikult ju need töötunnid, mis on õpetajal arvestatud, ma arvan, et ta lihtsalt ei mahu sinna sisse omadega, kui ta tahab ka teha selliseid lahedaid tunde õpilastele, mitte sellist kuiva õpetamist, et mis teha? Jah. Ma olen kaardistanud, ma täna ei tööta enam õpetajana, aga ma kaardistasin nii enda tööaega kui kolleegide tööaega. Ja see oli küll üks päris 10 aastat tagasi ei olnud, aga me jõudsime, et me töötame keskmiselt 45–50 tundi nädalas. Õpetaja normtööaeg on 35 tundi nädalas, mida riik ütleb, et justkui saab kõik töö tehtud. Pigem need samad valikud, et õpetaja peabki tegema siis neid, kuidas ma ütlen, kõige rohkem kulub aega kas tunni ettevalmistamiseks või tagajärgedega tegelemiseks nimega kontrolltööde parandamiseks. Minu esimene koolijuht Heidi Uustalu ütles mulle ükskord, et kui sa ei jaksa neid parandada, ära tee siis neid. Mõtle välja lahendused, kuidas sa saad kontrollida õpilasi teadmisi nii, et sa ei pea tagajärgedega tegelema. Ma olen mõelnud selle peale, et paar aastat tagasi meie haridus muutus jäädavalt ja see ei lähe tagasi. Räägin siis suurte tekstimudelite, ChatGPT ja sõbrad tulekust. Ja me ei ole veel täna haridus reageerinud selle tiihüpe, mis rõõmsalt edasi lükati, adresseerib seda natukene, aga see ei, me ei lähe veel sinna, et seda nagu aru saada. Ja mul on täna tunne, et see võib olla väga suur päästekoht. Ehk siis kas õpetajad oskavad seda ära kasutada, sest väga paljud tööd tehakse nende poolt, siis nii-öelda mudelite poolt ära. Siin on omad head ja vead, ärme sinna praegu lasku. Aga just see küsimus, et kui palju õpetajad oskavad ära kasutada väliseid võimalusi ja lõpuks samad enesereguleerimise oskused, et kuidas me ootame inimestel, kes ise neid ei oma, ei oska neid kasutada, et nad õpetaksid siis neid edasi. Ehk siis lõppkokkuvõttes õpetajad peavad muutma oma tööd targemaks või see, kuidas nad teevad oma tööd ja mõtlema läbi, et mis ja kui palju on päriselt vaja teha ja kas kõike peab tegema. Mida tehakse, aga selle on see küsimus, et kui me võtame mingid osad ära, kes siis kui palju kannatab, et kas siis õpilase hariduse kvaliteet kannatab sellest, kui õpetaja ennast hoidma hakkab. Et see on see aus küsimus, ajab naerma, aga .
nii see on. Me oleme siin täna päris palju teemasid arutanud ja väga hea, et me oleme arutanud, sest mina olen palju uut teada saanud. Ja sellepärast ongi vaja neid teemasid arutada. Et ma selline välkküsimuse voor, et kui saaks ühe asja öelda, mis iga kuulaja saaks homme teha, et toetada noore vaimset heaolu, kas siis iseenda jaoks või kellegi teise jaoks, siis mis oleks? Minu vastus on hästi lihtne, olles 2 aastat tagasi, mul oli erivajadusega tütar ja tema nii-öelda elukäiku kõrvalt läbi tees ja läbi elades, siis mind aitas füüsiline liikumine, kestvussport. Ehk siis mina jäin terveks läbi selle, et ma panin enda selle füüsilise nii-öelda keha pingutuse ette ja regulaarse nii-öelda pingutuse ette. Ma võin jätkata, et rääkisime läbi põlemisest on ju ja sellest stressist, et üks osa on keskkond, aga teine minu jaoks olulisem osa on ikkagi see, et mis sinu sees on, mida sina saad enda jaoks ära teha. Nii et näiteks peaasja 5 vaimse tervise vitamiini, et sul on liikumine ja uni ja toitumine ja spikerdan, head suhted ja positiivsed emotsioonid. Et noh, leiadki selle, kas lähed maratoonoriks või siis lähed teed pool tundi jalutust ja ütled, olen tubli või pesen hommikul hambad ära ja teen endale ühe võileiva. See on selle ära, olen tubli. Et noh, kui päriselt on raske, siis madaldadagi neid ootusi ja võtta need põhivajadused prioriteediks. Ja mul oli ka kohe nii palju erinevaid mõtteid, et mis see üks võluvitsake siis on ja noh, lõpuks ei olegi, et igaühel meil on mulle väga meeldis see mõte, et neid ootusi madaldada, et täpselt see, et milleks sa võimeline oled selles hetkes on ju, et selle ära. Aga võib-olla, et mis me saame nagu noorte jaoks teha või ka enda jaoks on see, et kõiki emotsioone lubada, kõik emotsioonid on okeid on ju ja lihtsalt, et nendega olemine ei pruugi olla kerge, aga nad on meile vajalikud ja võib-olla noore jaoks, et astuda see samm lähemale ja nagu päriselt kuulata, see on nagu nii banaalne kuidagi öelda seda või triviaalne, aga et kuulata ja saadagi aru, et aga mida sinul on nagu vaja või miks see, kuidas sina täna toime tuled, on just see, nagu see on ju. Ja kui sa nagu, et see tundub ka nii suur tegelikult, et me alati ei oska seda teha, et siis, et mis see üks samm on, mis sa saad sellele nooremale lähemale teha, et kuidas seda suhet hakata looma võib-olla, et näiteks ma ei tea, lapsevanemana või ka koolis, et kas on see üks inimene, kelle poole nagu see noor alati saab pöörduda, tunneb, et tema kuulab vähemalt ära, on ju, et ta ei hakka kohe hinnangut andma, nõu andma ega midagi, vaid ta lihtsalt on seal, et nagu kuulata, et kuidagi see samm võtta ja see ei ole alati nii kerge, on ju. Sest see tunne võib-olla tekib, et siis olen mina vastutan nende tagade ja järgede eest ka, vaata, et mina pean võtma see vastutuse, aga lihtsalt nagu avatult olla selles suhtes selle noorega ja vaadata. Et see äkki. Jah, aitäh, et tulite ja rääkisite nii ausalt, väga oluline teema ja ma tunnen, et siit saab palju kaasa võtta. Et kui sa oled ise ka kuulaja, kes sa tundsid ennast mõnes loos ära, siis või tead kedagi, kes võiks olla samas olukorras, siis tead, abi on olemas. Võib-olla Karin saabki siinkohal öelda, et kuhu saab üldse noor pöörduda, kui ta tunneb, et ta oleks vaja kuhu pöörduda. No ma oleks pidanud need kohad nüüd üle mõtlema, aga no pea hea nõustamine on kindlasti hea koht, kus ta alustada, et seal meil on selline online formaat, saab kohale tulla on ju, ja sealt saab ka jätkusoovitusi. Koolipsühholoogide nõuandeliin on, mis nüüd jälle kooli ajal on ju töötab kenasti ja saavad nii õpetajad ka ja lapsevanemad sinna pöörduda kui lapsed on ju. On lasteabitelefon, kes oskab ka edasi suunata, et selles suhtes neid kohti on, et lihtsalt see esmane nagu kõige turvalisem kontakt võtta. Ja no koolis alati on tugispetsialistid, ma loodan alati vähemalt keegi tugispetsialistidest on nagu enamus koolidest nüüd olemas, et kas see on psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpilasnõustaja, et mis iganes nimetusega ta on ju, et siis sealt nagu saada selline esmane kontakt või abi on ju. Jah, ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Võtke siis tänasest, ma arvan, kaasa see, et igaüks, mis saab teha midagi, et toetada seda noore vaimset tervist, et olgu siis kas või siis see, et sa kuulad ära, mis teisel südamel on. Ja minu poolt on kõik ja kohtumiseni järgmistes episoodides. Aitäh! Aitäh!